Jaa, täna on ikka eriti värske ilm ja võiks küll jaa, aga samas ei ole üldse külm. Kuulge, oli päris tore teid üle pika aja näha lõpuks. Jaa, nii värske. Kas see on siil või? On küll, vaata, seal puu juures. Ei ole või? Vaadake. Aijaa, kui valus! Appikene! Issand jumal! Tulge keegi appi siia, palun! Mida sellise olukorras teha? Kuna hetkel on jahe ilm, siis tuleks võimalikult kiiresti kannatanu soojalt katta nii pealt kui alt. Kui keegi kukub, tuleks kõigepealt uurida, kas ta võimeline liikuma. Kui inimene ei ole võimeline liikuma, siis ei tohiks seda mitte mingil juhul ise liigutada. Kannatanu tuleks anda võimalikult mugav asend. Tavalist inimene võtab endale ise kõige mugavam asendi. Trauma puhul on mõistlik kasutada RICE algoritmi, milleks on viga saanud jäsemel koormus maha võtmine, külma peale panemine, võimalusel kas mingisuguse toestuse või kompressiooni loomine ning siis viga saanud jäseme südamest kõrgemale tõstmine. Kukkumist soodustavad tegurid on riskikäitumine, kiirustamine, ebasobivad jalanõud, mängu käigus enesekontrolli kaotamine, riskikäitumine ning telefoni scrollimine. Vaata, ma leidsin lund. Väga hea. Saab jahutada. Ma arvan, et ma helistan kiirabisse. Helista. 112. Ja kas kiirabi? Ja me oleme siin Sütiste pargis. Meil sõber kukkus ja tal on jalg valus, ta ei saa liikuda. Ja, ma võin teile tee juurde vastu tulla, teine sõber jääb kannatanu kõrvale. Kui abi sai kutsutud, siis ole hea ja ole kannatanu juures. Jälgi ta seisundit, et ta hingaks, et ta räägiks sinuga. Rahusta teda, katta soojalt riidesse, kuna siin maas on päris külm olla ja oota, kuni abi jõuab. Aitäh! Kui kahtlustad tõsisemat luumurdu või vajad abi, siis helista numbrile 112 ning jää ootama kas kiirabi või siis edasisi juhiseid. Selleks, et kiirabi numbrid paremini meelde jätta meelde, et inimesel on üks suu, üks nina ja kaks silma, ehk siis 112.